Father. nägemuse vaim In the tulla. name of Jesus, oh Father. Jeesuse nimel. Open our spiritual eyes, oh God. Ava meie vaimu Open silm. our spiritual ears, oh Ava meie Father. vaimu kõrvad. We pray for the discernment of the Spirit of Me God. palume äratundmisvaim. Oh Father, in the name of Jesus. Jeesuse Speak to nimel. us, oh Father. Puuduta meid. Speak to us. Kõneta meid. We heard your word, oh God. Me oleme kuulnud sinu sõna. We also open our spirit to hear more. Me tahame veel That we kuulda. will walk rightly before you. Et me käiksime In õigesti the sinu fear of ees. God. Jumala Let the kartuses. love of God, oh Father, guide us. Las Jumala armastus juhatada Lead meid. us, oh Father. Las ta juhatada That meid. 2025, 2026 will not be the same as 2025, oh God. Et 26 aasta ei oleks samasugune nagu 25 We oli. know we are going to walk with you. Me käime sinuga, We're issand, going to me teame hear seda. more clearer than 2025, Ja me oh tahame Father. kuulda sind selgemini kui iial varem. We surrender our life, oh God. Me anname oma elud, issand, sinu Even kätte. this day we surrender, oh Father. Me anname sinu kätte, We issand. have come, oh Father, Lord, leaving everything to come into your presence to seek you, oh Father. Me oleme maha pannud kõik, et tulla sinu ligiolusse, otsida sind. Your people are here, God, to seek you while others are enjoying their life in Sinu the rahvas on presence tulnud of siia, the et world. otsida sinu palet, samas kui teised on nautimas oma elu seal We kuskil want to maailmas. say we love you. That's why we are here, God. Me oleme siin selleks, et öelda, et me armastame sind. We want to hear clearly, oh God, so that we enter in victory in Jesus' Me name. tahame kuulda selgesti sinu käest, et siseneda võidukalt. That every principalities, powers that is standing before us, oh God, we don't need to fear Sest me ei pea kartma seda, mis on meie ees, me ei pea vaenlast kartma, because you are with us, oh Father. sest sina oled meiega. You are with us, oh Father. Ja me täname sind, et sa oled meiega. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Rialabasi. Let the Holy Spirit minister to our spirit, man. Lase püha vaimul rääkida. We can have the music, Muusika võib kesta we can have the songs, ja laulud võivad olla. we can have the word, Sõna võib olla, but more than that, aga sellest midagi enamat the Holy Spirit speaking to our inner man. on see, kui püha vaim kõnetab meie When seest man inimest. seek fully surrendered and seek the Lord, Lord, speak to me. Kui inimene on täielikult alistunud Jumalale ja ütleb, issand, kõneta mind, He will see our humble heart and speak to our spirit man. siis me näeme, kuidas Jumal kõnetab meie alandlikku südant. Oh, Rabase kete korondolabase. Ibarakatabar yandalabashe dedede yandalabase. Ibarakatabar yandalabashe dedede yandalabase kete korondolabase. Ibarakatabar yandalabashe dedede yandalabase kete korondolabase. Ibarakatabar yakatabar yandalabase kete yandalabase. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Me Father. täname sind. You know what I'm receiving right now? Ma saan praegu midagi. God said there are many people that He has called to the front and to do His work. Jumal ütleb, et ta on kutsunud paljusid tulema eesrindele tegema tema tööd. With zeal and with surrender, they came and do the work of God. Ja nad ongi tulnud põleva südamega ja alandliku südamega ja teinud seda Jumala tööd. But there are many people, the surrounding have pulled them down. Discouragement, disappointment have pulled them down, that those who were in the front line have discouraged and disappointed. Kuid siis ühel hetkel on nad kaotanud julguse, on nad kaotanud tahtmise, sest et nende ümber on olnud inimesed, kes on rääkinud nende ellu mingeid asju ja see on neid heidutanud. Even this day, God said a word of encouragement, word of joy, peace need to be resurrected in the house of God. Ja Jumal õhutab meid, et me elustaksime taas julgustuse sõna, rahu sõna, That we will stand with our brothers and sisters. et me seisaksime oma vendade, õdede kõrval, That we will encourage those who are standing in the front. Pray for them as they stand and seek the Lord and lead the people. et me julgustaksime neid, kes on seal eesrindel, kes juhivad rahvast, et me palvetaksime nende eest. Many leaders, many pastors, many full-time workers have left the ministry of God because of disappointment.
paljud Jumala teenrid, kes on olnud täisajaga teenistuses, on lahkunud sealt, sest nad on pettunud. But in 2026, God is bringing them back. Aga 26. aastal toob Jumal nad They are tagasi. going to hear the word of God. They will hear the Spirit of God in such a way that they will receive the healing of God and they will rise in the Spirit once again. Nad kuulavad oma südames Jumala häält sellisel viisil, et see toob tervenemise nende vaimule ja nad tõusevad taas ja tulevad tagasi Jumala kotta, tulevad tagasi teenistusse. Those who have thrown away the calling, thrown away everything and sitting in a cave this day, God is going to call them. They will rise up in Jesus' name. Need, kes on vahepeal oma kutsumuse kuskile maha jätnud, siis Jumal hakkab neid tagasi kutsuma, et nad tõusevad uuesti üles Jeesuse nimel. And the body of Christ will be empowered by God's kingdom, God's people rising. As David said, the Joshua generation will rise in the power of the Holy Spirit. Jumala koda saab tugevdatud neist, kes on, tulevad taas eesrindele, tõusevad taas, nagu pastor David nüüd rääkis siin Joosua põlvkonnast. Father, even this day we pray, oh Father. Ja täna me palume, Isa, We pray for the pastors, leaders, oh Father, who have varied in their spirit, palume pastorite, koguduse juhtide eest, who have been disappointed, kes on pettunud who olnud, have been hurt, oh God, kes on saanud haiget, who have tried all their level to come to the front to fast pray, but they have lagged and disappointed with themselves. kes on kõigest vähest püüdnud olla teenistuses ja palvetada ja paastuda, aga siis on pettunud Even this iseendas. day we pray the healing power will come upon them, oh Me Father. palume, et sinu tervendav vägi tuleks That nende üle, encouragement word will resurrect them in the name of Jesus. et julgustav sõna ärataks nad üles. The power of the Holy Spirit of God will come and speak into their life even this day, today, now, oh Father. Et pühavaimu vägi tuleks nende ellu ja kõnetaks ja ärataks nad üles. We call them in the Spirit of Father, Me kutsume neid vaimus, that they will rise in 2026 to move forward and take their ground, oh Father. et nad tuleksid esile 26. aastal ja võtaksid oma positsioonid. They will take their position and once again they will see the power of God operating in their life. Ja näeksid taas Jumala väge tegutsemas oma elus. We thank you for such people, oh God, rising up in Me Jesus' name. täname sind selliste inimeste ees. We will stand with them. Me seisame We nendega, will embrace them. me võtame nad We will vastu, love them, oh me God. armastame We neid, will not condemn them, oh me Father, ei mõista neid hukka, but we will stand and encourage them, oh God. vaid me seisame nende kõrval ja julgustame Let the neid. love of God rise in the body of Christ, Jumala oh armastus Father. tõusku üles Kristuse ihus. Every negative words, we shut it down in Jesus' Me name, oh Father. sulgeme kõik negatiivsed sõnad Jeesuse Every nimel. condemning word, we shut it down in Jesus' name. Igasugune hukkamõistev sõna jääb ära. Let the word of encouragement rise in the body of Christ, oh Julgustav God. sõna tõuseb esile Kristuse ihus. Thank you, Tänu Jesus. sulle, Isa. Thank you, Lord. Tänu sulle, Isa. Oh, Rabashedi Andalabase. We are opening up for prayer. If anybody sends to pray, Kui you are keegi tunneb welcome ja to oma pray. südames, et ta tahab palvetada, siis Thank you, sa avad, sul on võimalus olemas. There are other prayers also. We are going to move into prayer. Me palvetame veel hiljem. But if there is something in your heart God is putting, Aga kui praegu on Jumal kõnetamas sinu südames midagi, mida võiks vabastada, siis tee seda. you are open to pray for. Me oleme avatud palvetele. Anybody burdened to pray for anything? Keegi on valmis palvetama. Thank you, Jesus. Yeah. What are you burdened to pray for? For For youth not- revival. kallis Jumal, ma soovin, et see aasta, mis nüüd tuleb, oleks väga puudutatav ja selline oleks sinu poolt mõjutatav igale noorele, kes käib koguduses, kes käib kirikutes ja iga noore sisse, iga Eestimaa noore sisse, iga maailma noore sisse tuleks selline seeme külvatud, nagu ütleb Luuka 8, et iga kristlane läheks evangeeliumi kuulutama ja läheks välja ja et see ei oleks asjata, vaid et noored võtaksidki selle külge ja nad hakkaksidki sõna kuulutama, nad läheksid tänavale, kuulutaksid sinu sõna, sinu püha Jumala sõna, kes valitseb taevas, kes valitseb maal, kes valitseb tervet ilmamaad, kes on loonud taeva ja maa, sinu sõna. Kallis Jumal, tõesti, ma palun iga noore eest, kes on praegu masenduses, depressioonis, kes on praegu kannatab mingi vaimse haiguse eest, mingi kiusamise all,
ma palun, et kõik kiusajad vabastaksid kõikidel kiusajatel, nagu läheksid oma probleemid korda, et nad ei peaks kiusama seda ohvrit. Ma palun selle kiusatava ka sinu kätte, keda iganes kiusatatakse, et tal ei läheks see mental health nii alla, nagu mul läks tollel hetkel. Ja ma tõesti palun, et tal oleks jõudu ja jaksu koolis lugeda Jumala sõna, palvetada vabal hetkel ja et ta mõistaks, et tal on isa, kes teda armastab. Ja kõige raskematel hetkedel ta läheb kas või koolinurka. Ma näen, kuidas see õpilane läheb koolinurka, läheb kas või suvalisse klassi, kus on pime, nagu meie kristlased armastavad nimetada seda kambriks, ja läheb, laskub põlvile ja hakkab palvetama. Ja ma palun, et iga kooliõpilane teeks seda, ma palun igasse koolidesse usundiõpetust. Ma palun tõesti seda, et iga kooliõpilane võtaks tükikese evangeeliumist, saaks Jumalalt puudutuse. Arbarabashi, senka menokunda, menofrata, renka sanga, melokunda. Ma tõesti palun seda sinu issanda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. A young man praying for the youths is powerful. see palve noorte eest oli väeline. Anybody like Kas to keegi pray veel? for? Anyone? Keegi soovib veel palvetada. We have prayer that we have come out with. Et meil on muidu teatud palvepunktid, mis me tänaseks valmis panime. I believe 2025 may have been a year of challenges for some of you. Ma usun, et 25 aasta on olnud aasta, mis on täis väljakutseid ja raskusi mõne jaoks. For others it can maybe a normal year for some. Mõne jaoks võis olla tavaline aasta. But some did not make it even to 2026. Mõni ei jõudnud 26. aastani. Like Jaak, my beloved brother, he never made it Näiteks for. meie armas vend Jaak ei jõudnud sellesse But we are hetkesse. here. Aga meie oleme siin. We must be thankful that God has given another year to go enter. Ja me peame olema Jumalale tänulikud, et ta on andnud meile veel ühe aasta, kui me saame sisse astuda. Because he has given us. Sest ta on meile andnud. We are thankful Selle. with all the things because we are not ordinary people. Me oleme tänulikud talle selle eest, sest me ei ole tavaline rahvas. Amen. Amen. We are not ordinary people Me ei ole tavaline rahvas. because our God is not ordinary. Sest meie Jumal ei ole tavaline. Amen. Amen. So we are going to pray for ourselves. Nii et me palume enda eest. We need the strength of God. Meil on vaja Jumala We väge. need more of His power, His glory in us as we enter. Meil on vaja rohkem Jumala kirkust, Jumala väge, kui me tuleme edasi järgmisesse aastasse. We are ready to surrender and forsake anything in our lives that displeases God. Amen. Ja me oleme valmis ära ütlema kõigest ja hülgama kõik, mis ei ole Jumalale meelepärane, eks ole? Amen. 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 Are we ready? Kas oleme If you all are valmis? sleepy, let's stand up. Tõuseme. Some are already sleepy, I think. Mõni Let's stand juba up. vist magab, aga It's tõuseme. time to pray. Tõuseme. On To aeg pray for paluda. ourselves. Paluda iseenda We pärast. need the strength of God as we enter. Et me saaksime Jumala jõudu edaspidiseks. Amen. Amen. So we are going to do some confession upon our life. Nii et me hakkame kuulutama teatud asju oma ellu. When we confess, the word of God will go in and give the power to move forward. Ja kui me kuulutame neid asju, siis Jumala sõna annab meile väge edasiliikumiseks. A year of prayer and declaration. See on palve ja kuulutamise aasta. Amen. Amen. Are we ready? Oled sa valmis? Are we ready? Oled sa valmis? Because when we enter, Sest kui me läheme sisse we sinna, enter with the word of God saying who He is in our life. siis me siseneme sellega, et me räägime Jumala sõna enda kohta. And as we pray, Ja kui me palvetame, I encourage you to speak these verses into your life, siis kõnele neid kirjakohti oma ellu. to speak into your spirit, man. Kõnele neid oma vaimu. I have given some verses. Ma olen andnud teatud kirjakohad. For example, Psalms 27:1. Näiteks psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation. Issand on mu valgus ja mu pääste. Whom shall I fear? Keda ma peaksin kartma? Speaking to our life, Kõnele oma ellu. speaking to our inner man. Kõnele oma The sisemisse Lord is inimesse. my light and my salvation. Whom shall I fear? Issand on mu valgus ja mu pääste. Keda ma peaksin kartma? In Isaiah chapter 60, it says, Arise, shine, for the light has come, Jesaja 60 ütleb, tõuse paista, sest sinu valgus on tulnud. and the glory of the Lord has risen upon you. Ja Jehova auhiilgus hoiab sinu kohal.
Amen. Do you believe that? kas usud seda või? We are telling to ourselves, me peame endale Joyce, arise. me ütleme seda, et Shine. Katrin, tõuse üles, For your sära, light has come, sinu valgus on tulnud and the glory of the Lord is risen upon me. ja issand auhiilgus on minu kohal koitnud. Amen. When we confess that into our spirit man, kui me kuulutame seda oma vaimu sisse, everything that is holding our life is broken in Jesus' name. siis kõik, mis meie elu seni on kinni hoidnud, saab murtud Jeesuse nimel. And Isaiah 58:8, Jesaja 58:8 it says, ütleb, then your light will break forth like the dawn, siis ilmub sinu valgus otse kui koit and your healing will quickly appear. ja su paranemine edeneb jõudsasti. Then your righteousness will go before you, sinu õigus käib su ees. and the glory of the Lord will be your rear guard. Jehova auhiilgus järgneb sulle. Amen. Amen. Do we have the light of God in us? Jumala valgus on meie Do sees. we have the light of God in us? Amen. Jumala valgus on meie And sees. let us pray. Ja palvetage. Father, we thank you, Lord. Let us open our mouth and say, Lord, you are the light of the world. Avagem oma suu ja ütelgem koos, issand, sa oled minu Lord, you are my valgus. light and my salvation in Sina oled minu Jesus' valgus ja name. minu pääste Jeesuse nimel. I will arise through you, O Ja ma Father, Lord. tõusen sinuga koos. We know, Lord, your light will break forth in my life, O Father. Sinu valgus tuleb esile minu elus. You are my healing, O God. Sina oled minu tervendaja. You are my righteousness, O Sina Father. oled minu õigsus. The glory of the Lord is upon me, O Father, Lord. Jumala auhiilgus on minu We üle. praise you for your sacrifice, O Father. Ja me täname sind su We ohvriandi thank you, eest. Lord, for you're an extraordinary God, O Father, Lord. Sina oled erakordne Jumal. And you are raising an extraordinary people, O Ja Father. sina tõstad üles erakordse We rahva. praise you even this day, O Father, Me kiidame sind täna. that your light break forth this morning, O Father, Sinu Lord. valgus tulgu esile tänasel The päeval. glory of the Lord arises upon me, O Father. Jumala auhiilgus koidab minu kohal. Darknesses has no power over my life. Pimedusel ei ole võimust minu üle. I walk in divine health. Ma käin jumalikus tervises. I walk in divine healing. Ma käin jumalikus valguses ja tervenemises. The Lord is my salvation. Issand on minu pääste. The Lord is my light. Issand on minu valgus. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu and elupäevad. I will dwell in the house of the Lord. Ja ma jään issanda kotta eluks ajaks. Hallelujah. Father, we thank you, Father. Issand, me täname sind. We thank you for the promises that you have released upon your Me people, täname of sind Father. tootuste eest, mis sa oled vabastanud meie Thank üle. you, Lord, we are the light of the world, of Father. Tänu sulle, et sina oled meie oleme maailma valgus. 2026, the light will break forth in a greater measure in Jesus' name. 26. aastal tuleb valgus esile suuremal määral Jeesuse nimel. Wherever we walk, O Lord, the darknesses will be removed because the light in us will shine, O Father. Kus iganes me läheme, siis pimedus kaob sealt, sellepärast et valgus meie sees tuleb We esile. speak the word of God. We speak what is right and Me justice before you, O kuulutame Father. Jumala sõna, me kuulutame seda, mis on õige. We praise you, Me Father. kiidame sind, Isa. Thank you, Tänu Jesus. sulle, Jeesus. Thank you, Lord. Kiitus sulle, Isa. Oh, Rabba Shede Yandala Tänu Ba sulle, Isa. Shekete Halleluuja. Brondolo Bose. Ebra Katabar Yandala Ba Shede Yandala Ba Sekete Brondolo Bose. Ibra Katabar Yandala Ba Sede Yandala Ba Sede Yandala Ba Se. We are going to pray, dedicate our family to God. Me pühendame ka oma pere Jumalale, God have been very good to our family. sest Jumal on olnud nii hea meie pere vastu. Even the marriage God have been keeping, have blessed many people's marriage. Jumal on õnnistanud nii paljusid abielusid. There are many planned to get married next year. Paljud plaanivad abielluda järgmisel aastal. So we don't need to worry about our unbelieving parents, Me ei pea muret tundma ka oma näiteks usmatute vanemate pärast, because when we dedicate our family to God, sest kui me pühendame oma pere Jumalale, we are dedicating our children, our spouse, our unbelieving parents, whoever they are. When we dedicate, we stand and we pray on behalf of them. me pühendame kõik meie oma pereliikmed Jumalale, me seisame nende eest. When we stand and dedicate, our faith and prayer stand before God. Kui me pühendame need usus Jumalale, seisame nende eest Jumala ees. So let us lift up our family Ja into God's tõstame hand. Jumala ette oma pere. Lift up your marriage life to God. Tõsta Jumala ette oma abielu. Lift up your finance in Jesus' name. Tõsta Jumala ette ka oma finantsid. Because 2026 is a year God wants to bless when you believe it in Jesus' Sest name. Jumal tahab sind õnnistada järgmisel aastal, kui sa usud teda.
Oh, rabashe de yanda la bashe kete brondolo boshe. Ibrakatabar yanda la bashe kete brakatabar yanda la base. Ibrekete brondolo bose kete la bashe kete brondolo bose kete. Oh, rabasi kete brakatabar yala basa katabar yanda la base. Ibrakatabar yala bashe kete brondolo bose kete brondolo bose kete. Many of you have been praying for your children for many years. paljud teist on palvetanud oma laste eest nii palju aastaid. Even this year, let it 2026 will be a year of salvation upon your family. 26. aasta olgu päästeaasta teie peres, Where their mind and their spirit will open to God, our Savior. kus inimeste meeled avanevad Oh, meie Rabas, päästjale Jeesusele. sekete brondolo boshe, kete brondolo boshe. Ibrakata barianda la ba sekete brondolo boshe, kete brondo. Ibrakata barianda la ba sekete brakata la barianda la ba sekete brondolo bose. Ibrakata barianda la ba sekete brokoto borianda la ba sekete brondo. Ibrekete brakata la bariakata barianda lo boshe. Ibrekete brondo lo bo sekete brakata barianda la ba sekete brondo. Father, in the name of Jesus, oh Father, isa Jeesuse nimel. you said in Acts chapter 16 verse 31, oh God, sa ütlesid Apostlite tegude 16. peatükis salm when 31 we believe on you, I and my family will be saved, oh Father. ja me usume ka, et mina ja minu pere saame päästetud. We stand on that word, oh me Father. seisame selle sõna peal. Kathy, can you come to the front? Can you come to the front? tule siia. Yes. We stand on the word of God, oh Father. me seisame selle sõna peal. That your word said in Acts chapter 16 verse 31. Apostlite teod 16:31 ütleb, When we believe in the Lord Jesus Christ, et kui me usume issandat Jeesust you Kristust, said we and our family will be saved. siis saame õndsaks mina ja minu We pere. stand on the word of God, oh me Father. seisame Jumala sõna We peal pray 2026, the salvation of God will come upon our children, oh ja Father. me palume issand, et 26. aastal pääste tuleks meie laste We peale. pray for our wife. We pray for our husband who are not saved, oh me God. palume oma päästmata pereliikmete We eest, pray for our parents, oh Father. palume oma vanemate eest, In the name of Jesus, Jeesuse nimel. let the spirit of salvation come upon them. In the name of päästevaim Jesus, oh tulgu God. nende üle Jeesuse We nimel. stand for them, oh God. me seisame nende And we eest, pray, oh Father, me palume that isa, every battle, oh Father, will be won through you, oh Father. et kõik lahingud saaksid võidetud sinuga That läbi, you will fight the battle, oh Father. et sina võitleksid For neid years we lahinguid, have been praying, and this year we want to see your miracle upon our family. sest me oleme palvetanud ja järgmisel aastal me tahame In näha the seda name imet of Jesus. Jeesuse nimel, In the name of Jesus. Jeesuse nimel, In the name of Jeesuse Jesus. nimel, In the name Jeesuse of nimel. Jesus. For your word has said, oh God, sest sinu sõna ütleb, children are the heritage from the Lord, oh Father. et lapsed on pärand Jehova käest. We thank you for our children, oh God. me täname meid oma laste We eest, thank you for the Alpha generation. me täname sind alfa põlvkonna We thank eest, you for all the children. They are a blessing, oh God. me täname sind kõigi laste eest, kes on And every õnnistuseks spiritual darknesses that they try to manipulate them, we shut it down in Jesus' ja me name. astume vastu igasugusele pimedusele, mis püüab seal Every mingeid trikke teha. rebellious spirit have no power over them, oh ühelgi Father. kurjusel ei ole väge nende üle. Every secular life, oh God, the phone habit, oh God, that is trying to bring addiction, we break it in Jesus' me name. murrame igasugused valed harjumused nende elus, Father, in telefoni the harjumused, name of Jesus, isa oh Jeesuse Father, nimel. every addiction be broken in Jesus' name. igasugune harjumus saagu murtud Jeesuse Father, nimel. in the name of Jesus, set our children free in the name of tee meie Jesus. lapsed valaks Jeesuse nimel. Let the healing power flow in their life. las see tervendab vägi voolata nende Let elus. them know the resurrection power of God, oh Father. las nad saada tundma In the sinu name of ülestõusmisväge Jeesuse In the nimel, name of Jeesuse Jesus. nimel. In the name Jeesuse of nimel. Jesus. Lord, we pray, Father, Proverbs Isa, me- 27. palume õpetussõnad 27 järgi, You say, Lord, righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. kus sa ütled, et õige elab oma vagaduses, õnnelikud on ta lapsed pärast teda. Father, we are righteous people before you. You have made us righteous. issand, me oleme õiged sinu ees, sa oled teinud meid õigeks And we stand and we say, our children are blessed. ja me seisame ja ütleme, et meie lapsed on Our õnnistatud. children are blessed in Jesus'
meie lapsed on õnnistatud Jeesuse We nimel. thank you, Lord. me täname sind, isa. We praise your me Father. õnnistame sind, me kiidame Oh, sind, isa. Rabashede Tänu sulle, isa. Rabashekete Brondolabose. I declare this day, oh Father, ma kuulutan sel päeval, that my family is blessed and kept by the Lord. et minu pere on õnnistatud issanda poolt hoitud. As for me and my house, mina ja mu pere, we will serve the Lord, oh me Father. teenime issandat. Peace, love, and unity will dwell in my home. rahu, armastus ja ühtsus elavad minu kodus. Our children are taught by the Lord, and great is their peace. meie lapsi õpetab issand ja suur on nende rahu. The Lord is our refuge and strength. issand on meie varjupaik ja No tugevus. evil shall befall us. ükski kuri ei taba meid. Our house is built by the Lord and shall stand firm. meie koja on ehitanud issand ja see püsib kindlalt. Amen. amen. It is built by God. selle on ehitanud It issand will stand strong. ja see seisab kindlalt. No devil can shake the children. kurat ei saa lapsi No kõigutada. power of darkness have power over our children. pimeduse väel ei ole õigust meie laste üle. Amen. amen. Let's pray for the finance. palvetame finantside eest. Let's pray for the finance. palvetame How finantside many eest. people want to be blessed? kui paljud teist tahavad olla How õnnistatud? many do you have financial needs? kui paljud teist on finantsilistes vajadustes? Who wants to see a breakthrough in finance? kes tahab näha läbimurdeid? Then we have to pray. siis me peame We paluma. have to stand on the word of me God. peame seisma Jumala There sõnal. are some who are praying for business. on neid, kes on palumas äri eest. We also want to see a breakthrough in business. me tahame näha läbimurret äris. We want to see Christian businessmen rising up in Jesus. me tahame näha, kuidas tõusevad üles kristlikud ärimehed. Do you believe it? usud sa seda? How long you want to work under someone? kui kaua sa tahad töötada kellegi alluvuses? We need people who will rise up and become Christian employers in meil on this vaja nation. inimesi, kes tõusevad üles ja hakkavad ise tööd pakkuma. Amen. amen. Because in Deuteronomy chapter 28 verse 12 it says, sest et 5. Moosese 28:12 ütleb, the Lord will open up the heavens, issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, the storehouse of his bounty to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. ta avab sulle taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid. You will lend to many nations but borrow from none. ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse Do laenata. you believe that? usud sa seda või? Do you believe that? usud sa seda? You will lend to many nations but borrow from none. sina annad laenu paljudele rahvastele, sa ise ei tarvitse laenata. But there are many people who are in debts samas praegu on palju inimesi, kes on võlgades. that need to be broken in Jesus. see tuleb murda Jeesuse nimel. Because God wants us to be Sest, lenders, God wants to bless others. Jumal tahab, et me oleksime laenajad, et me õnnistaksime teisi. We want to see our finance multiplied, me tahame näha, kuidas meie finantsid rohkenevad, protected and used for His glory. kuidas need on kaitstud, need on ju kasutatud tema kirkuse jaoks. But the key is generous giving. võti siinjuures on suuremeelne andmine. When we give generously, Kui me we receive anname abundance. suuremeelselt, siis me ise saame külluslikult. Let's pray right now palvetame, that every plan of lack, poverty and debt is destroyed in Jesus' name. et igasugune puuduse, vaesuse ja võla vaim oleks hävitatud just nüüd. Let us say 2026 is a year of blessing upon our life. 26. aasta on õnnistuste aasta meie elus. The devil will not touch my finance. ütle, kurat ei puutu minu He has finantse, no power over it. sellel ei ole väge selle üle I will do what is right before God. ja ma teen seda, mis on õige Jumala Father, silmis. in the name of Jesus, Isa every Jeesuse spirit nimel. of poverty be broken igasugune even this day. vaesuse vaim saagu murtud selle Every rahva seas. spirit of poverty have no power over your children. of ühelgi God. vaesuse vaimul ei ole väge sinu laste üle. Let the spirit of abundance come upon them, O Father, las külluse vaim tulla nende üle, because you have called them blessed, O God. sest sa oled kutsunud neid õnnistatuks. Thank you, Jesus. tänu sulle, isa. Oh, Rabba Sekete, Kiitus sulle, isa. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Let's pray for our nation. palvetame oma rahva eest. Thank you, Jesus. tõstame issanda ette oma rahva, Eestimaa. Oh, see on meie kallis Maarja maa. tegelikult on see jumalakartlik maa, aga kurat on selle sassi löönud. täna me astume koos vastu kõigele sellele, mida kurat tahab teha siin maal. sest et piibel ütleb, Psalm 33:12, õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas,
kelle tema on valinud enesele päris osaks. Yes. Eestlaste Jumal ei ole mitte Taara. Eestlaste Jumal on Jehova. Amen. Amen. Hallelujah. Ja me kuulutame seda, et eestlaste Jumal Jehova valitseb siin sellel maal. Kuigi eestlased püüavad teda kuidagi kuhugi vaiba alla peita, siis meie oleme need, kes tõstavad ta sealt vaiba alt välja ja on maailmale valguseks. Amen. Amen. Meie tõstame ta sealt vaiba alt välja, meie näitame Eestimaa rahvale, mis on tõeline kristlus. Sellepärast, et nemad ütlevad, et kristlus tuli siia mõõga ja verega. Võib-olla, et tuligi, aga kristlus näitab neile tõelist pühadust, tõelist Jumalat. See ei ole mingisugune Taara usk. See on kristlus, see on tõeline Jumal, kes meid valitseb. Ja Piibel ütleb ka Jeremiia 29:7, taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia ja paluge selleks Issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Kas kuulsid seda viimast fraasi või? Sest selle hea põli on teie hea põli. Nii nagu käib käsi meie linnal, nii käib käsi ka meil tegelikult ja kui me ei palveta oma linna eest, siis osa sellest vastutusest langeb meile tegelikult, nii et me palume Issand sind Tartu linna eest, me palume sind oma kodulinna eest, Isa. Me täname sind, Issand, et sina tõstad üles õiged Jumala mehed ja Jumala naised selles linnas. Me täname sind, Issand, et sina lood meile hea põlve selles linnas, sest me tõstame selle linna sinu ette, me oleme korduvalt seda teinud ja me teeme seda jätkuvalt, sest et me täname sind, Issand, et sinu pühavaim juhatab meid palvetama oma linna eest, oma maa ja rahva eest. Tänu sulle, Issand, kiitus sulle, Issand. Me kuulutame sinu päästet meie rahva üle. Kuulutame seda koos. Pane see ette sinna, see, kus on see kuulutus. Pane see tekst ette sinna. Kes seal slaidid taga on? Me saame koos öelda. Ütleme koos. Issand, me kuulutame sinu päästet meie rahva üle. Sina oled ainus Jumal. Jumala kartlikud juhid, tõusku selles rahvas. Õiglus, halastus ja tõde valitsegu juhtimises ja otsustes. Ma kuulutan rahu, stabiilsust ja turvalisust iga linna, asula ja kogukonna üle meie maal. Vägi, mis tuleb Jumalalt, kõrvaldab vägivalla ja rahutused. Amen. Me võtame selle vastu ja me seisame selle peal. Sa usud seda? Amen. Sa usud seda või? What you prophesy over your life? See, mida sa profeteerid oma elu üle. What you prophesy over your children and Oma your family? laste üle, oma pere üle What you prophesy over your nation? või oma rahva üle. Your mouth play a very important part. Sinu suul on väga oluline roll. If you keep condemning your government, Kui sa mõistad hukka oma valitsust kogu aeg, you are pulling them down. tõmbad neid alla. But when we prophesy and say there will Aga be good leaders will rise, kui sa profeteerid ja ütled, et tõusevad esile head juhid, justice and mercy will prevail. esile tulevad õiglus ja halastus. When we keep blessing, keep prophesying, things Kui will me start to shift. Profeteerime jätkuvalt, õnnistame, siis asjad hakkavad muutuma, Because that is the power of our mouth. sest meie suus on selline vägi. Life and death is in our mouth. Surm ja elu on sinu keele võimuses. Even our own family. Ka meie pere puhul. We look at them and we believe that one day God is going to touch them. Prodigal sons will come back in Jesus' name. Me usume, et Jumal puudutab neid ühel päeval ja kadunud pojad, tütred tulevad tagasi ühel päeval. I'm not telling just word, but I'm seeing that even in my own personal life. Ma ei räägi niisama, ma näen seda tegelikult ka oma isiklikus elus. Born in a Hindu family, I'm seeing one by one God is touching them as I seek the Lord and do His work. Ma olen sündinud küll hindu peres, aga ma näen, kuidas Jumal tegelikult teeb seda tööd ja tõmbab nad sealt hinduismist välja, ühe kaupa välja. Amen. Amen. It's very important what we prophesy over our life. Väga oluline on see, mida sa profeteerid oma elu üle. Lastly, Viimaks. before we have another 5, 6, 7 minutes. Meil on